vanaisa lennuk. See kõlab nagu hea leid, eks? Miks mitte? Vanad dislerilauad olid tehtud korralikult, kuid kui need seisid kuskil ebasobivas keskkonnas, võib-olla isegi aastakümneid, siis ei olnud see meisterlikkus neile kasuks. Erinevad kahjurid, sealhulgas ka inimkahjurid, on kahjuks nende seisukorda mõjutanud. Selline ese väärib renoveerimist, isegi kui see oleks ainult kaunistuseks. Aga jah, samal ajal peame töötama, nii et pole muud võimalust, kui hankida uus höövelpink. Ja, ma näitan teile nüüd mõnda neist. Nii et need on need kaunitarid. Kui aga soovite nendega käituda ka nagu kahjur, piisab teile mõnest odavast, vaesekesest Aasia toodangust. Selle kvaliteedi kohta räägib see, et aasialased töötavad tänaseni meelsasti maapinnal, mis küll toob neile tervisega seotud eeliseid, kuid klassikaliste höövelpinkide tootmise traditsioonist, nagu meie neid tunneme, võivad nad ainult unistada. See-eest on Tšehhi tuntud höövelpinkide tootmise poolest ja ettevõtted, kes sellega tegelevad, ekspordivad üle kogu maailma. Unimakman pakub Ramia kaubamärgi höövelpinke ja töölaudu, sealhulgas erinevaid tarvikuid. Seega saate vajadusel oma höövelpinki täiendada praktiliste elementidega, nagu hoiuruumid, kiirliikuvad spindlid või erinevad abivahendid turvaliseks ja õrnaks kinnitamiseks. Et näidata, kui lai on Unimaxi valik höövelpinkide ja Disleri töölaudade osas, valisin 3 üsna erinevat tüüpi, mille erinevused loodetavasti on esmapilgul nähtavad. Kõik lauad saabusid lamedates kastides. Massiivne pöök on üsna raske, seega hindasin Unimaxi käsitsemistehnikat, mis on mind juba mõnda aega ustavalt teeninud. Nii platvormkärud kui ka hüdraulilise tõstega käru asendavad teist inimest, ilma kelleta ma ei saaks hakkama 100-kilose pakiga. Aga tagasi tööpinkide juurde. Tööpink tuleb tervikuna, kuid jalad peate kokku panema, üksikutest osadest. Kokkupaneku põhimõte on kõigil laudadel sama. Esmalt liimitakse tüüblite abil külgmised vertikaalsed raamid ja need ühendatakse seejärel massiivsete pikisuunaliste taladega kruvide abil. Tüüblid on siin ainult eraldusfunktsiooniga, seega neid enam ei liimita. Talad saab paigutada 2 erinevale kõrgusele, sõltuvalt sellest, kas soovite tööpinna alla paigutada hoiukappi või mitte. Oma kogemuse põhjal soovitan seda, sest nii kasutatakse lauaalune ruum mõistlikult ära. Professionaalsete laudade hulgast valisin Mudeli Pro A1 nimega Premium esimene. See umbes 2-meetrine ja peaaegu 9-kilone töölaud meenutab mulle kõige rohkem traditsioonilist höövlipinki. Miks? Sest erinevalt kõigist teistest Ramia profilaudade kasutab see klassikalisi, kandilisi tüübleid. Kui teil on kodus vana höövlipink, on üsna tõenäoline, et need on ühilduvad. Tänapäeval on aga tavalisemad silindrilised tüüblid, sest neil on mõned vaieldamatud eelise. Erinevad profimudelid erinevad muu hulgas ka plaadi paksuse poolest, mis on antud juhul veidi alla 40 mm, samas kui näiteks tippmudelil Superb on see 2-kordne. Välja arvatud üks erand on seerialaudadel klassikaline tagumine käru. Ainult Premium Star mudelil on küljel sarnane kruustang, nagu ees, mis on tüüpiline lahendus hobiseeriale. Standardset esikruustangi, mille avamine on kuni 240 mm, saab lisatasu eest täiustada kuikrelease kiirkinnitusvõlliga, millel on sama maht. Ühe pöördega vastupäeva vabastate mutri ja võlli saab välja tõmmata või sisse lükata ning pingutamise aktiveerite päripäeva keerates. Teete ühe pöörde tühikäigu ja siis saate juba pingutada. Höövellaud Premium 1 puhul peate aga veidi improviseerima, sest kiirkruustangi konstruktsioon ei sobi täielikult alusega, mida on vaja veidi nihutada ja kruustangist eemaldada tagumine metallplaat. Kinnitusalused aga pange tagasi juhtvarastele. Need toimivad nimelt tõkkena, et vältida võlli täielikku väljatõmbamist. Sobivaks lisandiks on üks kappidest, mis sobivad kõigile profiseerialaudadele. Valisin sahtlitega kinnise tüübi. Odavamat varianti eristab näiteks see, et korpus on küll samuti puitlaastplaadist, kuid kile asemel on see kaetud päris pöögiga. See sobib ideaalselt höövelpingiga. Lisaks 2 standardvarustuses olevale pingutuskruvile saate vajadusel osta lisaks. Neid ei müüda paarina. Ülejäänud tarvikud on universaalsed, neid saab kasutada kõigi höövelpinkide ja töölaudadega.
Näiteks on olemas kordist kaitsed tundlikele detailidele või vastupidi, alumiiniumist kaitsed höövelpingi servadele, metallist või muudest kõvadest osadest detailide kinnitamisel. Tüüpilise Tisleri höövelpingi puhul ma seda ei soovitaks, kuid teiste Ramia töölaudade puhul saate universaalse hoidiku abil kinnitada tööpinnale luksepa kruustangi või kaitsta pinda paksu metallplaadiga, mis toimib alasi. Hobikategooria esindab hinnalt kõige taskukohasemat tööpinki Advanced, täpsemalt versiooni, mille töölaud on 1,5 meetrit pikk. Pakkumises on ka 2 muud versiooni, kuid kõigil on sama alus. Võrreldes professionaalse tööpingiga märkate kindlasti erinevusi. Esiteks on laud kitsam, kuna puudub hoiukorv. Paksus on vaid 30 mm. Puudub ka klassikaline tagumine käru, mis on asendatud sama tüüpi kruustangiga, nagu ees. Kuid see on siiski korralik laud, mille kaal on peaaegu 50 kilogrammi. Töötükkide kinnitamiseks kasutatakse koos 2 kruustangiga silindrilisi kinnitusvahendeid, mis Hobi versioonis ei võimalda kõrguse reguleerimist ega täielikku sülistamist. Seega ei saa te piiranguteta hööveldada ega lihvida õhukesi töötükke. Teisest küljest saate kinnitusvahendeid sisestada jalgade avadesse, et saada tuge suuremate plaatide kinnitamisel, mida enamik professionaalseid mudeleid ei paku. Samuti on Hobi höövelpingi eeliseks lihtne riiul jalgade all. Kruustangid saab avada kuni 155 mm. Lisaks universaalsetele tarvikutele on Hobi laudadele saadaval 2 tüüpi kappe. Sarnaselt professionaalsele seeriale on mõned neist tarnitud kokkupanduna ja teised lahti võetuna. Mina valisin odavama variandi, avatud riiuliga ja siis ootas mind kokkupanek. Kapp asetatakse taas jalgade taladele, mis tuleb paigaldada alumisse asendisse. Koha peal kinnitatakse see 2 kruviga. Ja viimane tükk on laste tööpink, mida toodetakse 2 suuruses. Mul on siin see lühem, meetrine. Kõrgus on mõlemal sama, nimelt reguleeritav vahemikus 620 kuni 770 millimeetrit. Vähemalt teoreetiliselt, sest läbimõtlemata konstruktsiooni tõttu ei saa mõnda asendit kasutada. Nii et vähemalt on valikulise lisavarustusena saadaval joonistustabel, mida saab paigutada tööpinna aukudesse. Lõpuks pean tunnistama, et paigaldamise ajal olin veidi pahane. Mõned detailid ja juhendi kvaliteet võiksid tootja poolt paremini läbi töötatud olla. Kaasas olev liim on kasutajate arvustuste kohaselt parem asendada kvaliteetse 3 või 4 kategooria puiduliimiga. Ja oma kogemuse põhjal soovitaksin ma tõenäoliselt poliuretaani. Kvaliteetseks liimimiseks ei saada hakkama ilma korralike klambriteta. Kuid muidu on töötluse ja robustuse mulje väga hea ning õige käsitsemise ja hoolduse korral saate sellised tööpingid jätta ka mitmele põlvkonnale oma järeltulijatest. Järgmises videos näitan teile, kuidas tööpinke hooldada ja kuidas neid täiustada, et nende kasutusväärtus oleks veelgi suurem. Lõpetuseks tahan öelda, et mind rõõmustab alati, kui Unimax laiendab oma valikut mõne kvaliteetse ja antud juhul lisaks veel Tšehhi kaubaga. Nii et las see teenib teid.